tulemast Raekoja majja ja Raekoja platsile. Minu nimi on Merle Veenpere ja mina töötan siin all infokeskuses, kuhu me ka läheme. Aga esmalt ma tahaksin korraks näidata maja siit väljaspoolt üle, et kus me kõik täna käime. Vaatame siit väljaspoolt üle. Ilus maja. Võib-olla olete kuulnud, et see Raekoja maja, see Raekoja hoone on tegelikult kolmas. Ei ole kuulnud. Ja see hoone, see konkreetne hoone sai valmis 1789. Mille pärast on ka linna infotelefoniks võetud number 1789. Tehti ta sellisena, aga loomulikult on olnud remonditöid, parandusi ja kohe räägin ka, mis oli siis 1789. aastal ja mis siin on majas praegu. Korrusel asub infokeskus ja turismi infokeskus. Ja teises nurgas teises tiivas esimesel korrusel siis apteek, nagu kõik teavad. Aga varem oli siin esimesel pooles vangla ja teisel pool vaekoda ehk kaalukoda. Seal kaaluti kaupa, vilja oleme kuulnud. Ja teisel korrusel ja kolmandal korrusel on alati olnud raeruumid ja ka praegu on seal linnavalitsuse tööruum. Need olid sama koha peal, need kaks eelmist kindlasti olid sama koha peal, mis olid maha põlenud. Just. Nii olla oli vangla. Jaa, nii. Üks moment, meil on siin keegi teinud pätkust ja pannud siia mingid asjad ette, üks hetk. Nii, ma võtan need asjad ära, meil on koristajast pätkust teinud siin. Seda ei tea, et see hoiaks. No jaa, aga meie tegi. Kuidagi tagasi saama. Aga et võib siis ette kujutada, millised need üksikongid siin olid. Mis aastat teil see oli? 1989 ma pakun, umbes 300 aastat tagasi. Võib-olla seda ka. Siin öelda, et vahel tulevad lasteaiagrupid siia ka ja käivad ringi ja mõnikord on
nad teada saanud, et siin all on vangla ja siis nad jooksevad mul lausa kiiresti sinna alla ilma hoiatamata. Kus see vangla siin on ja kas praegu on ka? Nii, aga nüüd läheme edasi teisele korrusele. Plaanitakse, aga praegu ei ole. Keeruline. Muinsuskaitse alla oleb just. Jah, ei ole ammuil. Jah, hädakast ei ole ka. Näete. Ratastooli inimesed ei saa ju sisse ja liikumiskuudega ei saa ju sisse. Just, sellepärast on ka palju saali üritusi nüüd viidud üle ka ERM-i tihti peale. Hästi Rahvamuuseumis. Hirm. Kõik saaksid ilusti. Kas see kõik on ka originaal? Just täpselt need, aga ma kipun arvama, et jah. Ega teie muidugi ei mäleta.
seisus ta on, edasist ei oska öelda. Aga lähme vaatame üleval kella, praegu ja kella, 34 kellamängu kella, mida me küll ei näe, aga vaatame, kus nad asuvad. Kas seda, et mõnedes filmides on seda Ülemiste osa filmitud, näiteks Supilinna salaseid. Nime arvavad tahtsid ka. Võib vahetuda jah, kuidas soovi on, et saavad uued tulla. Ma võib-olla olen siis senikaua siin üleval. Ja, ma olen Anla. Ja, hästi. Hoonest natukene kaugemale ja vaatate uuesti üles kella poole, siis seal on all näha pisikene aken. Seda saate siis näha, kus kohas me käisime, kus kohas te välja vaatasite. Mina tänan teid, et ma sain olla teie giidiks, kes kõigile küsimustele kahjuks ei osanud vastata, aga mul on nii hea meel, et te täna tulite. Just nii. Ja info... Aga meie elamegi vastuvõtu eest ja huvitava ekskursiooni eest. Tallinna Kruhtide ühind, rahvas vist ei ole siin varem käinud, aga me saime nüüd vaadata ära selle maja ja me
täname teid Aitäh. väike Aitäh. magusuudles meie Aitäh. kõikide inimeste poolt. Teile väga huvitav oli ja suured tänud. nii tore, suur Suured aitäh! tänud ja